Tere, mina olen Maria. Ma lugesin Ella ja sõbrad ühte, selle autor on Timo Parvela. Millest see raamat rääkis? See oli, kuidas nad käisid koolis ja kui vahepeal oli nii, et kui nad käisid väljasõidul, siis nad kui nad tahtsid minna muumiaid ja asju vaatama muuseumis, siis kuna neil polnud piisavalt raha, siis õpetaja ütles, et teate lapsed, kes see seal ees on. Lapsed küsisid, kes? Ja siis õpetaja vastas, et see seal kassas on muumia. Miks neil raha kaasas pannud? Sest nad olid, kui nad olid teatrit vaatamas, siis kõik sosistasid järjest, et õpetaja naine saab endale lapse ja siis lõpuks jõudis välja, et õpetajal on kotis siga, aga kui Pate tahtis paitada seda kotis olevat siga, siis tegelikult seda polnud. Ja kui nad läksid siis väljasõidule, siis kuna nad olid tahtnud paitasid hoopis kotti, siis terve raha oli kooli ette maha jäänud. Ja põhimõtteliselt seal olid koolilood sees. Ella ja tema sõprade koolilood. Kas nad olid naljakad või kurvad või igavad või? Väga naljakad. See telefonimäng on, kus nad rääkisid seda, ütlesid edasi, et õpetaja saab lapse ja lõpuks jõudis midagi muud lõppu, on ju? Õpetajal on siga kotis. Et see oli naljakas, on ju? Jah. Kas siukseid naljakaid juhtumeid oli seal veel või? Näiteks, kui nad tegid jõulunäidendit. Mitu korda sa naersid üldse raamatu jooksul? Terve raamat. Oli jah? Et lõbus oli? Ja raamatu lõpupoole nad olid mänginud peitust, kui diplomeid sai. Ja siis üks oli peitnud ennast koolis tema klassi kappi, uksed olid lukku pandud ja kui ta oli hätta jäänud, siis ta kirjutas aknale ippa, mitte appi. Nii et teised läksid suvevaheajale ja tema jäi klassi kinni, jah? Kes seal tegelased olid selles raamatus? Seal olid Ella, Tuka, Tiina, Sampa, Pukkari, Hanna ja Pate. Miks sellised nimed? Mis nimed need on? Väga imelikud. Need on soomelaste nimed. Siis on see Soomes tehtud. On küll. See on Soome autor. Kas sa soovitaks teistele lugeda seda raamatut? Väga. Miks? Sest seal on naljakad lood. Lihtsalt naljakad. Toredad. Toredad ka. Selge. Aitäh sulle.